Tere tulemast Hervaseni podcasti. Tere! See on osa 63. Meil on sellised lõbusad viperused, nagu ka just näha oli, eks tänase päeva osa, täiskuu mängibki, eks ole. Ja külas on täna imeline Agnessa. Tere! Tere! Ja nii põnev oli sinu tutvustust lugeda, sest tegelikult mulle meenub küll, et ma olen sind võistlustantsu ajal ilmselt võistlustel kuskil näinud. Väga palju me ilmselt siis ei suhelnud, aga kuskil ikka jääb nägupidi meelde ja siis veel Eesti Tantsuagentuur on ju. Selline huvitav, natuke nagu sarnane ajalugu, aga kindlasti ka väga erinev. Võib-olla alustuseks lähekski ajast täitsa tagasi sinna, kuidas sa üldse tantsuni jõudsid või miks sa selle valisid? See oli tegelikult pigem selline vanemate otsus, et kunagi, kui käisin koolis, siis tekkisid sinna kehalise asemel tuli peotantsutrenn ja siis hakkasin seal käima ja siis panid mind vanemad tantsutrenni ning see oli kuidagi selline loomulik jätk, et siis ma läksingi peotantsu, siis oli mul partnerit vaja, võtsin selleks oma venna ja kuidagi see lihtsalt läkski niimoodi. Siis mingi aeg vahetasin klubi ja kuidagi see tants jäi niimoodi minu hinge sisse ja siis kooli ajal astusin ka tantsuagentuuri, tahtsin ennast natuke rohkem täiendada ja niimoodi olingi tantsumaailmas sees. Et väiksena tegelesin veel iluvõimlemisega ka, et see oli vist selline see kõige esimene algus. Aga sind on viinud ju ka tants välismaale. Kust selline otsus? See on ikkagi päris julge mõelda, et ma nüüd lähen ja õpin midagi kuskil mujal kui Eestis. See oli ka kuidagi osad oli selline loomulik, et käisin Kadrioru Saksa gümnaasiumis too aeg ja siis kuna olin seda keelt juba oma 10 aastat õppinud, siis tundus kuidagi selline järgmine samm ongi niimoodi, et lähen siis välismaale Saksamaale, kuna keel on nüüd suus, et ma arvasin, et kui ma nüüd siia jään, siis unustan seal ära ja niimoodi otsustasingi Saksamaa kasuks, kuna oskasin keelt. Algul läksin väiksemasse linna, siis seal oli natukene igav ja seal ei saanud nii-öelda ühiskonda kuidagi sisse ning siis läksin suuremasse linna, kus oli ka rohkem võimalusi, kus oli ka mul sõbranna juba ees olemas, et oleks kergem niimoodi sisse elada. Ja siis sinna ma jäingi oma 10 aastaks, kuni ma nüüd otsustasin natukeseks ajaks siia Eestimaale tagasi tulla. Vau, 10 aastat, see ei ole üldse lühike aeg. Kas sa oskad võib-olla tuua paar võrdlust ka, et kuidas siis on elada Saksamaal versus Eestis, et kas on midagi, mis on nagu väga-väga erinev? Ühiskond ise. Et ma alati ütlen kõikidele, et mul on tunne, et Eesti on nagu selline Saksamaaga 10 aastat tagasi just nagu ühiskonna mõistes, et selline inimeste maailma avatus, selline vastuvõtmine, teiste vastuvõtmine, ongi selline mõtlemine eestlastele veel selline, tundub selline kinnisem, et ei, et kõik uus on natukene nagu nõme ja halb ja teisi me vastu ei võta ja ei aktsepteeri, et see on kindlasti hästi selline suur võrdlus. Ning ma arvan, et läbi selle, et Saksamaa lihtsalt on natukene selline heaolu ühiskond, nagu ma seda alati nimetan, siis seda on ka lihtsalt tunda, et inimesed naudivad rohkem ja teevad rohkem ning sellist, et ei ole nii palju sellist viingumist ja et see on halb ja too on halb, et inimesed nagu rohkem naudivad lihtsalt kõike, mida nad teevad, sest neil on lihtsalt hea olla. Ja neil on vähem muresid, kui nüüd sellised eksistentsiaalsed mured võib-olla, nagu mis on veel Eesti rahval, kuna ei ole piisavalt kõrged palgad või mida iganes. Võib-olla nende sõnakasutus on ka teistmoodi. Ma ei kujuta ette, kuidas saksa keeles, kuidas nad kasutavad lauset, aga eestlane alati ütleb, et ta muretseb endale raha või ta muretseb töökoha. Kui sa kogu aeg muretsed, siis ongi raske. Ja, aga tegelikult sõnakasutus saksa keeles samasugune, et seal on ka maja muretsema ja töö muretsema, et see sõna muretsema on ka seal täitsa sisse võimunud. Aga nüüd sa oled tagasi Eestis ja sa annad joogat usinasti. Kuidas sa üldse siis otsustasid nüüd jooga peale minna, sest jooga tegelikult on ju võib-olla isegi kordades igavam kui tantsumaailm. Eks ma ei olegi joogat, ei proovinudki vist mitte kunagi tegelikult, et käisin ülikoolis ja tegelesin oma tantsuga, olin väga rõõmus ja oli tore olla. Ja siis, kui ma rasedaks jäin, siis läksin sellisesse rasedate joogasse ja õpetajaks oli Kundalini jooga õpetaja.
ning alguses oli küll naljakas, sest just Kundalini joogas lotsitakse mantraid ja et atmosfäär on natuke teistmoodi. Nüüd inimene, kes ei ole sellega varem tutvunud, algul mõtleb küll, et issand, mis siin toimub ja miks kõik laulavad ja kuhu ma nüüd sattunud olen. Aga samas see tunne, kui ma läksin sealt saalist välja ja nagu see tõesti, ma lihtsalt tundsin ennast õnnelikuna nagu mingi 3 tasemet kuskil kõrgemana ja oligi lihtsalt nii hea tunne peale seda ja alati andis õpetaja selliseid tarkusi tee peale kaasa. Ning loomulikult, kui inimene esimest korda rasega ta väga midagi ei tea, siis ongi hea, kui nagu juba on siin ümber samasugused inimesed, kes on täpselt samas olukorras nagu sina. Et siis seal on keegi targem, kes natuke õpetab ja räägib samal ajal, kui ta mingid harjutusi teeb, et mitte ainult ei näita ette ja seda järgi, et ta just nagu jutustab ka ja annab sulle sellised tarkused eri kaasa. Ning siis sealt hakkasingi nagu vaikselt Kundalini joogat tundma õppima. Ning siis peale rasedust käisin jällegi selle õpetaja juures. Siis tuli esimene laps. Siis oleme selle joogaõpetaja paberit ära tegid. Isegi ei tea, kuskil teise lapse vahepeal vist. Igatahes teise lapsega käisin ka siis seal taastustrennis ja kuna meil oligi täpselt, kui me esimese lapse saime, siis me läksime reisima, et elasime oma autoelamus ja reisisime mööda Euroopat ringi. Ning siis ma tegelesin üksi natuke joogaga omaette ning sealt tuligi siis see tung, et tahaks rohkem, et tahaks nagu ka teadmised saada, selliseid just neid baasteadmised, mitte ainult, et ma teen mingisuguseid harjutusi, mida ma olen kuskilt videotest näinud või õppinud, et ma just hakkasin nende teadmiste järgi just rohkem janunema, et mis on selle tagama, et mille jaoks see hea on ja tahtsingi rohkem teada ning siis hakkasin uurima, et plaanis oligi nii-öelda ära kolida Saksamaalt vaikselt ja siis hakkasin uurima, et mida ma võiksin teha nii-öelda ka välismaal olles ja siis jooga tundus selline asi, nagu mis mind nagunii huvitas ise ja siis mida ma tahtsin ka nagu pakkuda teistele. Ja siis läksingi joogaõpetaja kursustele, tegin paberid ära ja siis me kolisimegi ära. Jõudsin veel paar tundi Saksamaal ära anda ja siis me läksimegi pikale reisile. Väga põnev, sest tegelikult Saksamaal on ju ka väga palju valikut. Meil on Eestis õpetajaid palju, üle 200 aga just kui sa tahadki sellist pikaaegset kogemust või nagu sellist 10+ aastat kogemust õpetaja käe all olla, siis seda ikkagi Saksamaal on minu meelest tunduvalt lihtsam. Kuidas sulle tundus? Ma nüüd niimoodi ei oska vastata, sest ma käisin ka erinevates stuudiotes, et ma ei olnud 10+1 kohas alati, et... Ei, ma mõtlesin just, et õpetajatel on kogemust 10+ aastat, et seda kohta välismaal rohkem kui Eestis. 10 võib-olla on veel isegi tehtav, aga just võib-olla 15 ja edasi. Seda küll, et õpetajad on palju, kes ongi nagu juba seda kauem teinud. Aga kuidas siis, sa ütlesid, et sa õppisid või käisid alguses Kundalini joogas, eks? Aga tegelikult sa annad ju yin-joogat. Kuidas siis see pööre tuli? No kui ma käisin ka yin-jooga nende joogatundides, siis kuidagi see hakkas mulle meeldima, et just see tunne, mida ma sealt üks hetk. Nii, et ongi peale tantsutrenni läksingi yin-jooga tundi, mida soovitatakse ka nagu nii tantsijatele ja väga palju, et siis maandasingi ennast täielikult selle tunni jooksul ning just see selline süvavenitus andis just selle, mida on tantsijal niimoodi mõnusalt vaja ka, et ei ole seda 15 minutit venitamist peale tantsutrenni, vaid just selline mõnus pikk venitus ja siis see hakkaski mulle meeldima, ma tutvusin selle treeneriga ning otsustasingi tema käele nii-öelda joogat õppima minna. Kuidas yin-jooga üldse inimestele peale läheb, sest ta on ju tegelikult hästi aeglane, selline poolmeditatiivne. Kui sa oled niisugune jõusaali hunt ja siis sa nüüd lähed yin-jooga tundi, kas sa saad sealt enda jaoks selle, mis päriselt kõnetab või pigem on see mingile teisele klientuurile mõeldud? Mina just ütlengi alati niimoodi, et ma trendilod just täpselt need inimesed, kellel on seda vaja. Et ma ei ütlekski, et see on igale ühele, sest et joogastiil on ka nii palju erinevaid, et mõnel ongi vaja just sellist power joogat, teisel on vaja sellist
rahulikumad, mitte nii rasked ja nüüd kui küsida inimeste käest või öelda, et ma teen joogat, siis ma olen, et jah, see ei ole minu jaoks. Aga samas ma ütlen, et aga sa pole proovinudki, et sa ei tea, sest et inimestel puudubki tihtipeale selline see tunnetus üldse, mida sa sealt tunnist kätte saad. Kui sa oledki tund aega ennast maandanud, täiesti niimoodi iseenda sisse rännanud, et kui nad seal juba selle aja korra selle tunnetuse kätte saavad, siis see hakkab neile tavaliselt meeldima. See on väga ilusti öeldud. Aga sul on siis, kui ma õigesti aru sain, 2 väikest last. Ja siis sul on ju veel töö ja siis sa annad joogatunde. Kuidas sa üldse enda päevakava jõuad luua või kas sul üldse on päevi, mis on sarnased üksteisega? Tead, lisaks sellele ma olen veel ka lasteõpetaja hetkel. No võtteks. Et see läks ka kuidagi niimoodi, et mul oligi plaanis niimoodi, et tegeleda oma asjadega ja teha oma projekte, sest neid on mul ideid väga palju, mida ma kõik elus teha tahaksin. Aga siis kuidagi ühes lasteaias oli abi vaja ja siis ma küsiti, et kas ma olen nõus 1 või 2 aitama neid natuke. Ja jõuluaeg ja ma mõtlesin, et mis seal mitte, siis ma natuke aitan teisi. Ja siis sellest sai 6 kuud ning nüüd ma jäingi mõtlema, et suvel oligi dilemma, et kas ma nüüd pusin oma asja edasi või lähen sellisele stabiilsemale töökohale ja siis eriti praegused aega vaadates ma mõtlesin, et oleks parem, kui ma läksin kuskil stabiilses kohas, kus on kõik avatud, kus ei panda nüüd lasteaed just nimelt kinni, et kõikide muud asjadega niimoodi, et võib-olla ei saagi tööd teha, aga just ma mõtlesin, et ma enne aastaks ajaks veel. Ja siis lähen ja lendan sinna, kuhu mina tahan. Miks sa nii huvitavalt ütlesid, et kas oma projekt või siis oled tööl? Mis on see su oma projekt, mida sa siis ka kõrvalt ikkagi teed? Ma veel ei ütleks, aga küll sa võib-olla kunagi kuuled. Okei. Väga hea, väga hea. Ootan põnevusega. Aga kui sul on nüüd töökohustused, kodukohustused, kuidas sa puhkad? Milline üldse kas nädalavahetus või mõni teine puhkepäev sul välja näeb? Puhkus. Ma võtan iga päev endale, seda küll ei ole palju, aga ma ütlen hommikuti natuke aega iseendale ning tavaliselt ka õhtuti just teengi joogat õhtuti, et olgu see kas või 10 minutit, aga ma võtan selle aja ja nii-öelda maandan iseennast ja tegelen iseendaga ja kogun iseennast päeva lõpus kokku. Ja nüüd seda üksi puhkamist, nüüd nagu sõna puhkust, ma ütleks, et meil seda nüüd palju on, aga ma lihtsalt võtan selle sealt, kust võtta saab, et käime nädalavahetustel lastega looduses ja nagu see kindlasti tead, maandab loodus ka eriti veel naist väga hästi. Ja üritangi lihtsalt päeva jooksul teha neid asju, mis mulle energiat annavad. Ja siis kuidagi ongi hea olla nii nagu on ja eks ma vaata tihti, kuidas mul läheb ja teen sellise check-in iseendaga, nagu ma tihti ütlen, et vahepeal istungi kohvikus ja pean päevikut ja kirjutan oma mõtted üles, et üldse vaadata, kus ma nüüd olen, kuidas mul läheb ja mida ma tahan ja mida mul oleks vaja. Ning niimoodi puhkangi, kui sa nüüd seda puhkuseks nimetad. See on nii hea, et sa ütlesid, et vahest ongi 10 minutit ja sellest piisab. Et kuidas seda võib-olla... Paljud ajavad sellist, mul on vaja nädal aega iseendaga aega olemist ja kõike seda taga, aga samas nad ei võta seda aega tihtipeale enda peale, sest see ei ole alati nii-öelda võimalik just töö ja laste kõrvalt ja kõike muud, et siis tulebki lihtsalt võtta selliseid pisikesi hetki endale. Ja eks kui ma kunagi vahepeal kui päeva enda jaoks saan, siis on ka väga tore. See ongi nii tore kuulda. Et tegelikult tihti me ju igatseme mingit mõtet, et kui mul tuleb nüüd see kuupäev, siis ma saan puhata. Aga võib-olla see kuupäev ei tule nii ruttu või võib-olla siis juba tulevad uued asjatoimetused. Aga kui sa oskad oma päevas võtta selle 10 minutit näiteks iga 3 tunni järel või 6 tunni järel, et see on sinu aeg, siis see võib tihti isegi rohkem head teha. Jah, et ma nagu märkan ka seda, et vahepeal, kui sa nüüd juba joogaga tegeled veel, et natuke hingamisega tegelen, siis sa lihtsalt nagu märkadki, et sa automaatselt, kui on selline stressirikam aeg, et sa hingad kuidagi lihtsalt päeva jooksul juba sügavamalt sisse ja välja ja juba see on tegelikult isegi väike puhkus, võiks ju niimoodi öelda,
et tead, ma ütlen ka kõikidele alati, et keegi ei tule ja ei anna sulle mingit ekstra aega või keegi ei tule ja ütle, et tead, sina sa oled nii tubli, sa oled elus juba nii palju teed, mine nüüd puhka. Et tavaliselt keegi ei tee seda ja me oleme ise need inimesed, kes peavad iseendale seda lubama ja andma. Keegi teine seda ei tee. Ja kui ei teeks, sinu elu ja sinu otsus. Kui ei tee, siis ma võin olla ehe näide praegu, siis tuleb lihtsalt üks haigus ja ütleb, et nüüd sa oled, naudid oma peavalu ja mitte midagi ei tee. Ehk tuleks olla mõistlikum ja anda endale puhkust. Aga eks see loomulikult läheb ka minul tihti meelest ja tulebki lihtsalt sellepärast minu arust ongi hea see, et ma lihtsalt proovingi kas või korra kuus on see kõige selle näed, kus ma ütlen, et nüüd ma lihtsalt istungi üksi maha, võtan päeviku veel ja lihtsalt kirjutan. Et siis see sa peatad sellise orevarates jooksmise ja tõesti vaatad korraks, kuidas sul nüüd läheb. Ma kujutan ette, et neid päevikuid on siis ju väga palju tekkinud. Kus sa neid? Ei ole? Okei. See on alati minu jaoks põnev. Ma proovin alati konkreetne olla, et mulle ei meeldi selliseid palju mõtteid jagada või kirjutada, et mulle meeldib vaikus ka näiteks rohkem, et ma püüan alati konkreetne olla. Siis see ilmselt on ka nagu selline ajaraamat, et kui midagi toimub, siis sa saad tagasi minna ajas vaadata, et näed, siin toimus. Tegelikult isegi kasulik. Kindlasti. Aga ma tean, et sa oma projektist ei räägi praegu, aga äkki sa jagad meile mõned unistused. Mida sa unistad ja mis sa mõtled teoks teha? Unistused. Ma ei ütleks, et ma neid kuidagi suurelt unistan. Et ma tihtipeale lihtsalt mõtlen ja küsin iseendalt, kuidas ma tahaksin elada. Ja siis kuidas elu välja näeks. Ja siis ma proovin sinna poole pürgida. Et näiteks praegu olemegi me palju sinna poole jälle läinud, et meile meeldiski, kui me reisisime, siis meil olimegi, meile meeldis see vabadus. Et sa oledki vaba, sul ei ole mitte mingit tegevusi, mitte mingit kohustusi, kokkusaamisi, sul isegi ei ole korterit, millest sa näiteks üüri peaksid maksma või sul ei ole mitte mingit internetilepingut, mitte midagi, et lihtsalt selline vaba olemine on see, mida mina ja ka mu elukaaslane naudime näiteks. Ja siis me niimoodi seamegi oma elu niimoodi, et me saaksime seda jälle ja uuesti teha ja teeme seda siis senikaua, kuni see meile meeldib ning kui on tunne, et see on nüüd ammendunud, siis muutume jälle paikseks ning hetkel ongi plaan nüüd aasta aega veel natukene tööd teha ja paikne olla ning siis jälle ühele reisile minna ja siis vaadata, kuhu riiki me jääme. See on nii põnev, sest tegelikult ma väga loodan, et aasta aja pärast on maailm ka maha rahunenud ja võimalusi on rohkem. Aga see võimalus, et sa saad lastega minna juba varakult näidata erinevaid riike, see annab nii palju juurde. Meie lapsed ongi niimoodi algusest peale üles kasvanud, et see kogu selline reisimine, ma polnud tegelikult kunagi mingi reisinimene või reis tähendas minu jaoks kuskil hotelli sööbimist ja hea toidu söömist ja lennukiga lendamist. Aga mu elukaaslane oli selline, kes ostis lihtsalt ühe sellise väikse auto, ehitas sinna köögi ja voodi sisse ning ütles, et me nüüd lähme sellega reisile. Et algul ma olin väga selle vastu, ütlesin, et ei, mul on luksust vaja. Ja siis me lihtsalt proovime, et alati saab tagasi pöörata, kui ei sobi ja siis sõidame lihtsalt koju tagasi ja siis kuidagi niimoodi see läkski ja siis kui esimene laps sündis, siis see oligi emapuhkus see aeg, kus me seda teha saime. Ning minu see ongi kõige vabam laste jaoks lihtsalt olla looduses, elada ka vanematele, lihtsalt looduse järgi elamine, kogu aeg õues olemine. Meil alguses paljud ütlesid ka, et ei saa ju niimoodi teha lastega autos elada, et see ei ole normaalne, et peab ikka korteris ja tsivilisatsioonis olema. Ning aga tagantjärgi siis kõik nägid juba, kuidas me reaalselt elame ja mida me seal teeme ja kui tore see on, siis kõik olid vaimustused ja ikka kiitsid, et oi, kui tublit olete, kui hästi te tegite ja nii edasi. No see on see tüüpiline. Ja, et nüüd ma otsatas igatsen, me oleme juba 1,5 aastat Eestis olnud ja ma juba igatsengi sellist vabadust jälle, sellist olemist, mitte lasteaias käimist, mitte kuskile ühiskonda kuulumist ja igasuguste tegevuste tegemist, et lihtsalt seda olemist ja kulgemist. Aga kas teil on siis juba selline draft marsruut paigas, mis siis aasta pärast tuleb, kui sa juba ütled, et natukene igatseb, ma kujutan ette, et eks ta ikka õhtuti räägi, et kui siis see aasta saab läbi, siis me teeme.
Marsruuti otseselt ei ole, meil pole seda kunagi olnud ja see ongi lihtsalt niimoodi, et sõidame ja vaatame, kuhu meid tee viib. Et vahepeal oleme alati niimoodi reisinud, et jäämegi ühte kohta täpselt nii kaua, kui meie tahame. Et oleme päeva, oleme võib-olla nädala, kui seal on väga tore, oleme võib-olla kuu, kui seal on väga toredad inimesed ja selline hea keskkond koos, et see ongi sellise matkabussiga reisimise puhul see, et ise vaatad täpselt nii, nagu sina tahad. Et ei olegi mitte kedagi, mitte mingit aega, kus sa peaksid mingil kindlal päeval olema, et mitte midagi sellist ei olegi. Aga see jälle korraks viib mu tagasi selle Saksamaa võrdluse peale. Kui sa nüüd ütled, et sa oled käinud ju mitmetes riikides, sõitnud ringi. Kas sa oskad panna näppu peale, kas kuskil siis on tõesti inimesed väga-väga erinevad või ikkagi oleneb see inimtüübist, kas ta on avatud ja lahke või ta ei ole? Kas see nagu rahvus määrab nii suurt rolli, nagu meile üritatakse rääkida, on võib-olla see kõige õigem küsimus? Ma ei ütleks, et määrab. Sest minu vaatevinklist ei määra rahvus mitte midagi. Sest me oleme kõik külalised siin planeedi peal ja just see, et sa oled sellel kellaajal selle maalapi peal sündinud, ei tähenda minu jaoks mitte midagi, et kas ma olen nüüd Eestis sündinud või Portugalis või Aafrikas, et me oleme kõik samad inimesed. Ja mina ma ei tee kunagi sellist riikide või rahvuste vahelist võrdlust, et minu jaoks on kõik inimesed samad. Et loomulikult mõni inimene on lahtisem, elavam, rõõmsam, teine natukene kinnisem, ujedam, et see loomulikult on ja see kujuneb kuidagi ühiskonna siseselt lihtsalt niimoodi välja. Aga su oma lapsed nüüd, kas sa näed nende puhul ka seda, et nad ongi avatumad ja nad ei võõrasta näiteks? Ei võõrasta mida või keda? Teisi inimesi, kuna nad on nii palju reisinud, et siis tihti öeldakse, et oi, et ära puuduta mu last praegu, tal on see faas, kus ta võõrastab, eks. Aga ma kujutan ette, et kui sa reisidki ringi lastega koos, siis nemad ju justkui teoreetiliselt võiksid olla ka avatumad. Tead, ma niimoodi ei oska öelda, sest et mu vanem on näiteks selline tagasihoidlik ja ujedam. Et avatuma silmaringiga selles mõttes kindlasti, et rahvuste poole pealt, et kas inimene on mustanahaline või ükskõik, kuidas ta ka välja ei näe, et nagu see, et ta ei pane vist võib-olla mingisse sahtlisse seda inimest nüüd nii väga, kuna ta nagu nii palju näinud. Aga ma nüüd ei ütleks, et nemad kuidagi eriti vastuvõtlikud nüüd kõige suhtes on, et niimoodi ma ei saaks vist vastata. Aga kuidas neile on mõjunud sinu joogateekond? Kas nad teevad ka kaasa vahest või pigem naeravad? No, ütleme, tavaliselt näeb välja niimoodi, et kui ma joogamati välja rullin, siis on minu joogamati peal koer ja 2 last minu selja peal. Et eks nad ikka nagu seda näinud ja nad on, ma olen neile õpetanud sellist rahulikku hingamist, et nüüd hinga ja vaata, kuidas sul läheb ja rahune maha, kui midagi on, et eks ma olen ikka selliseid oma nagu tarkused erasid neile kaasa andnud ja proovinud niimoodi natukene õpetada, aga ma nüüd, nad ei tee näiteks joogat minuga kaasa või midagi, et see on ikka pigem minu selline oma asi, et nad vahepeal proovivad, vahepeal katsetavad midagi, aga nüüd ei ole, et nad teavad kõige poose ja teevad mingid joogarutiine kaas, et sellist asja ei ole. No mine tea, võib-olla tulevikus tuleb neile jälle meelde. Ja kindlasti, et nad ju nagu kasvavad sellega koos üles, nad teavad, et mina seda teen ja kui nad tahavad, et minu joogamati on alati nende jaoks avatud ja mina ka. Mulle tundub, et sa oled nagu selline julge, kuidas seda öeldakse? Julge hundirind on rasvane, eks, et sa lähed välismaale, sa lähed tantsu õppima, sa lähed ehitatud autoga reisima väikese lapsega. Kas on üldse midagi, mida sa kardad või kui sa lihtsalt oskad hästi varjata seda, et sa kardad, siis kuidas sa oma hirmudega toime tuled? Kas sul on mõni nipp selle jaoks? Ma vastaks selle kohe niimoodi, et hirmud on ju siin, aga me elame ju oma südamega või peaksime elama, võiksime. Et tegelikult see hirmu ületamine käib ju ainult selline võistlus sinu peas. Tegelikult neid hirme ei olegi olemas.
et ma nüüd ei ütleks, et ma nüüd selline superjulg olen ja igale poole pea ees hüppan ja teen, et ma vaatan, mida ma tahan ja siis seda ma teen ja proovin ja kui ma ei julge, ongi, kui sa nagu sa ütled, et kui ma tunnen hirmu, siis ma niimoodi, mulle ei meeldi sõna töötama, aga siis ma töötan natuke läbi selle hirmu ja nagu mõtlengi, et okei, hingan korra, ma tunnen hirmu, kust see tuleb, mida ma kardan, mis on kõige hullem, mis juhtuda saab, kui ma nüüd seda teen, mida täpselt ma kardan, et ma nagu tunnetangi ennast läbi selle hirmu ja vaatan, mis sealt välja tuleb. Tavaliselt siis on täitsa teised vastused kui see, et ma kardan vett. Näiteks, et seal on mingi muu tunnet tavaliselt selle taga, miks ma seda nii-öelda kardan või arvan seda kartvat. Väga hea nipp, tegelikult väga lihtne on ju, et sa hingad ja sa üritad lahti hammustada seda, kust see emotsioon tuleb. Ja vahepeal kaitab lihtsalt asja, kui sa kirjutadki üles. Et ma kardan seda ja siis lähebki sügavamale, et miks ma seda kardan, mis on see hirm, mis täpselt võib juhtuda. Tavaliselt tihtipeale ei juhtu kõike seda, mida me kardame. Ja kui juhtub, siis ma vaatan jooksvalt, kuidas selle olukorraga tegeleda ja väljapääsu leida. Ega nüüd kõik ei saagi ette ära mõelda, sest meil on ainult see hetk, mis meil on ja me oleme ju hetkes ikka. Võiksime ju. Peaksime. Jaa, peaksime, täiesti nõus. See viibki mind kohe järgmise mõtteni, mida jooga sulle õpetanud on? Ka Matilt väljaspool. Kuidas sa joogat näiteks rakendad igapäevaselt? Väga palju ja kõike ütleks. Et kui see on samamoodi nagu küsimus, kui sa küsiks, et mis on jooga, siis see ei ole nüüd see, mida me seal mati peal mingid poosikesed, mida ma teen ja hingan. Et jooga ongi selline elustiil ka nüüd päris ei hakkaks ütlema, aga jooga ongi igal pool. Selline teadlik olemine igas hetkes, tunnetamine. Ma läks nüüd küsimus meelest. Kuidas jooga sind igapäevaelus aitab? Kuidas on jooga? Ja ma arvan, et see ongi meid kindlasti teadlikumaks teinud kõigest. Et sellist nautimist hetkes mul polegi pikka aega olnudki, et algusest nüüd ma saangi öelda, et oma esimese reise ma ei nautinud, üldse olingi selline, kõik need mustrid, mida ma olen kaasa saanud ja millega ma olengi elanud, et ma närvitsesin kõige üle ja kõik ei sobinud ja kõik oli nõme ja kõik pidi teistmoodi kuidagi olema, et sellist tagantjärgi ma mõtlen, et ma olin maailma kõige ägedamates kohtades. Ma elasin elu, millest teised võib-olla unistavad ja ma ei nautinud mitte sekunditki sellest, sest kogu aeg oli mingisugune tamp või selline oma mingid mõtted, mis ei luba sul lihtsalt olla niimoodi peas. Ja just ongi nagu, et see ongi selline pikk teekond, nagu ma ütlen jooga, et sa õpid alati midagi juurde, jälle avaneb mingi uus leht sinu elus või kuidagi, et sa kooridki nagu vähehaaval sellised kihte endast maha, et ma ütlen kõigile, et ma ei ole kuskil lõpus, et ma olen alles alguses. Et alati tuleb midagi juurde ja mingi uus kiht koorub maha, siis ma tunnetan midagi muud ja rohkem ja jooga lihtsalt natukene aitab kaasa. See on ka nii hästi öeldud, et tegelikult me keegi ei olegi lõpus. Kui meil oleks kõik selge, siis tuleks järgmise sammuna surmaiks. Et me tahamegi areneda, õppida, ennast avastada ja nii kaua. Mulle meeldib ka lause, et eesmärk ongi tegelikult leida lihtsalt see tee tagasi iseendasse, see, kust me alguse saime. Sest kuidagi ühiskond niimoodi paneb kõike juurde ja selline inimese eesmärk olekski niimoodi leida see tee tagasi iseendasse, millest kõik algas ja miks ma üldse siin olen ja mida ma tahan. See oli nii ilusti öeldud. See nagu tõesti võttis hetkeks kohe selle, et peaaegu juba nagu lõpunoote. Aga päris veel ei ole. Tahaks paar küsimust veel vähemalt küsida. Aga palun. Mis on õnn sinu jaoks? Kuidas sa defineerid seda, et sa oled õnnelik? Kuidas ma seda defineerin, et ma olen õnnelik? Kas alati peab õnnelik olema? Kas alati peab endale sellise sildi peale, et mul läheb hästi, et ma olen õnnelik? No pigem ikkagi tahame elada positiivselt, kui et mul on kõik halvasti ja neutraalne või negatiivne.
nüüd selline vastus, mis kohe minu seest tuleb, on, et õnn on armastuses elamine. Elamine selles tundes, et sa tunned armastust kõige ja kõigi vastu ja sellist headust, mis tuleneb ka armastusest samamoodi. Et ja see hetkes olemine kindlasti, et sa oled hetkes ja sa naudid seda ja sa tunned rahulolu sellest, mis sul just praegu hetkel on. Ja sa ei mõtle homse peale ega järgmise aasta peale, et sa lihtsalt oled ja sa tõesti tunnetad seda, mis on, seda rõõmu just täpselt sellest hetkest, mis sinu ümber on praegu, mida sa näed. Ja mina defineeriks seda annan, aga igalühel on oma definitsioon kindlasti. Täiesti nõus, aga me oleme hästi palju öelnud ka hetkes olemist siin saate jooksul. Kuidas või mis on sinu meelest kõige lihtsam nipp tulla hetke, kui inimene näiteks võib-olla ei ole kunagi kogenud seda, ta muretseb kogu tuleviku pärast või on tal minevikus mingisugused jamad. Kuidas ma saaksin nüüd hakata õppima hetkes olemist? Tulemine joogatundi. Kindlasti, ma kindlasti soovitaksin proovida joogat, sest et just see on ka see nagu, et tihti ei võta inimesed aega enda jaoks, et ja just kui sa nagu oledki kuskil mingis joogatunnis ja tegeledki see tund aega iseendaga, siis sa lihtsalt leiadki niimoodi vaikselt selle tunnetuse iseenda juurde tagasi. Aga muidu esimese asjana ma saaksin öelda, et kindlasti sule silmad, hinga ja lihtsalt vaata, mida sa tunned, kuidas sul läheb, küsida tihedamini iseenda käest, kuidas mul praegu läheb üldse. Ja tihti näiteks üks mõnus harjutus, mida ma ka vahepeal õhtuti teen, on see, et näiteks lesid voodis, paned silmad kinni ja siis mõtledki, nagu lihtsalt tunnetadki seda, mis mul on. Okei, ma tunnen tekikotti enda naha peal, ma tunnen oma nahka, ma tunnen südametukseid, südamelööke. No kuulen ma mõtteid, aga need ei ole mina. Ja niimoodi lihtsalt käiegi kihthaaval nagu kõik läbi, mida sa tunned, mida sa tajud. Ja siis vaata, mis seal lõpus järgi jääb. Kindlasti väga hea nipp. Ja ka siis, kui kellelgi on näiteks uinumisega raskuseid, on ju, kui sa hakkadki niimoodi kihthaaval minema, ma usun, et see uni tuleb päris ruttu. Ma lastel alati ma õpetan või jutustan niimoodi, et sa oled terve päeva ringi vaadanud, et silmad on väsinud, luba neil puhata. Kõrvadega sama lugu, nad on nii palju kõike kuuldud, ka neile vaja vaikust. Jalgadega samamoodi, me kõnnime terve päeva oma jalgade peale, aga kui palju tähelepanu me tegelikult pöörame, kui tihti me ei hoolitse oma jalgadest näiteks, oma südame eest, oma keha eest, samamoodi. Nõus, üldse ei vaidle vastu. Aga kui sa nüüd vaatad ajas edasi korraks, siis kuidas sa näiteks kujutad ennast 85-aastasena? Jaa, no ma arvan, et ma kujutaksin ette, et ma istun kuskil ilusas kohas, joon mõnda mõnusat jooki ja vaatan loodust ja teen täpselt neid asju, mida ma tahan. Tuletan olukord raamatut, istun, loen raamatut, lähen jalutan ringi. Kunagi mul oli selline alati ees, et ma mõtlesin, et ma tahan selline vana inimene, kes kannab kaabukesi ja kontsakingakesi ning et siis käin oma sõbrannadega kohvitamas aga need ongi aeg edasi läinud, nüüd olen mina natuke teistmoodi ja siis need ongi sellised teised ettekujutused. Et kindlasti ma arvan, et mind leiab kuskilt loodusest, mitte just päris kesklinnast. See on nii hea, et sa ütlesid, et aeg on edasi läinud, on ka see visioon muutunud, eks? Jah, täpselt. Kas sa mäletad, kui sa olid väike, kelleks sa siis unistasid saada? Ei mäleta, ütlen ausalt. No ega ei olegi hullu, lihtsalt vahest on huvitav, et mõni tahab astronaudiks, teine on ju loomaarstiks ja lõpetavad üldse kuskil 3. kohas. Ma arvan, et ma tahtsin kunagi minna psühholoogiat õppima peale kooli, et mulle meeldis selline see psühholoogid ja selline inimeste aitamine, selline murede kuulamine ja vastuste otsimine. Et selline tegevus meeldib mulle ikka veel, et ma vahepeal ütlengi, et ma võiksin selline inimeste coach olla. Et lihtsalt esitada, ma nagu tihtipeale ongi niimoodi, et kui keegi räägib ja ma lihtsalt tunnetan kuidagi ära,
mis seal nüüd siis on, et mida tal nüüd siis vaja on ja siis selliste läbi õigete küsimuste inimese enda sinna viimine, et ta vastaks nagu ise, mida tal nüüd siis tegelikult praegu vaja on ja kus siis see nagu mure on ja nagu mida ta nüüd muuta saaks, et ma arvan, et selline tegevus meeldib mulle ikka veel, see on inimeste aitamine. Ja ega ma muidu sotsiaaltöötaja ametilt ei ole ka, et tõsi, eks ikka, kui see aitamine on südames, siis need rollid ongi kuskil nendes valdkondades. Aga kui me nüüd võtame sult need kõik rollid ära, mis sul on, ema rolli ja töörolli ja treeneri rolli ja nime ja soo, kõik võtame ära, siis mis jääb alles? Kes sa siis oled? Kuidas sa ennast siis kirjeldad? Ma olen üks tore inimhing. Ma olen endal tihti ka seda küsimust küsinud, kes ma nüüd siis olen. Et lihtsalt ainuke vastus ongi, et ma olen üks tore hing, kes on tulnud siia maale tegema seda, mida ta teeb. Ja minema just sinna, kuhu ta läheb. Või mis kirjades sootasid? Ei, see oligi täpselt nii ilus vastus, et siin ei olegi midagi rohkem öelda. Et see võttis täpselt kokku. Aga me oleme nüüd siin mõnusalt jutustanud. Kas sa tunned äkki oma südames, et midagi on jäänud jagamata, mida sa kindlasti tahaksid veel jagada? Ma mõtlen korra. Ma ütleks kõikidel kuulajatel, et võtke enda jaoks rohkem aega. Aega ka see lihtsalt tõesti hingata, vaadata enda ümber olevat ja lihtsalt seista ning tunnetada seda ning tihedamini küsida, kuidas minul endal läheb. Ja tunnetada lihtsalt seda. Ongi kõik. Väga head nipid. Aga kui nüüd keegi kuules või vaatas ja mõtleb, et nii, mina nüüd olen valmis tulema joogatundi või äkki tahab tulla hoopis coachingusse, mida sa küll ametlikult ei pakkunud, aga äkki keegi soovib. Kuidas ta üldse sinuga ühendust võiks saada? Ta võib tulla esmaspäeviti tantsugeeni yin-joogatundi, mis on kell 6. Või siis, kui mõni kuulaja oli koos oma väikse beebi või lapsega, siis ma pakun ka ema ja beebi joogat. Pühapäeviti samamoodi tantsugeenis kell 11. Muidu võib mulle kirjutada Instagrami, aga mu nimi on seal päris keeruline, et selle ma annan sulle edasi, siis sa võid seda jagada. Ja ega muud moodi ei saagi. Kui näed mind tänaval, võid mulle lehvitada. Ma naeratan selle vastu. No nägid, siis on jälle põhjust rohkem ringi vaadata ja naeratada ja otsida. Ja äkki näed mõt kuskil, kes tead? Aga mina tänan sind väga, et sa tulid oma tihedas graafikus, leidsid selle aja. Väga põnev oli sinuga jutustada. Aitäh sulle, et sa mind kutsusid. Ja et ma sain su küsimustele vastata. Ja see oli nii põnev. Ikka on vahest hea surkida teise inimese maailmas, sest mul on ju see vabadus. Ma olen küsinud sult ka paar küsimust, aga ma ei teadnud, kas sa nüüd podcasti vormi just sobib. Et ma oleks sult ka vastu nii mõndagi küsimust küsinud. No me võime sellest pärast jätkata. Ja, järgmine podcast siis. Just. Aga aitäh sulle ka, armas kuulaja vaataja. Ma loodan, et sina said ka siit midagi enda jaoks. Kui sul on küsimusi ja sa tahad neid küsida, siis sa võid julgelt Agnessale otse kirjutada või ka siia samasse video alla kirjutada. Kindlasti edastan need suurima rõõmuga. Mõnusat nädala jätku ja püsime terved!